siis kui... Mis nüüd siis naljakas oli? Üks asi on siin naljakas küll, et kui te vaatate Joosepit selle loo ajal, siis... Ei, ma juba vabandan ette ära, et te võite kahjuks minu seda laulu häält kuulda. Aga pane see omale ikka suu juurde nüüd, et oleks kosta seda. Aga mina olin Puerto Ricol, kui ma seda lugu hakkasin kirjutama ja Puerto Ricol oli meil selline seik, et ma olin sealt oma sõbranna Sofiga. Ja me leidsime sealt ühe mahajäetud ranna, mis oli niimoodi, et pidi umbes 2 kilomeetrit või 1,5 kilomeetrit kõndima läbi mingi sopa ja siis jõudsid niisugusesse paradiisi randa, kus ei olnud mitte kedagi ja oli liiv ja meri läks kohe sügavaks ja seal oli veel niisugune koht nagu niisugune naturaalne jacuzzi, kus päikese käes vesi läks hästi kuumaks ja siis kuidagi lained tulid ja igast vägev koht oli. Aga seal ma kohtusin siis ühe ameeriklasega, kes oli pärit, kust ta oli pärit? Nashville'ist, jah, vaat, sul on paremini meeles kui mina. Oli niisugune väga tüüpiline tore Ameerika poiss pärit Nashville'ist ja siis tema... Kuule, tehti seal nalja, veel segata mind kogu aeg, nähvitsed. Ja tuli siis tema meile vastu seal sopa tee peal ja ütles, et kuule, et te olete nii toredad, et me tahaks teiega koos seal telkida, et ma tulin nüüd rändama ümber maailma ja tahaks nüüd siis teiega koos olla ja ta loomulikult läks rändama nagu Ameerikast sellise saare peale sinna alla, kust ei ole võimalik mitte kuhugi mujale minna kui Ameerikasse tagasi. Ja siis ta ütles, et noh, ma tundsin küll, et kahtlane nagu, aga tore, niisugune hea südamlik tüüp ja ütlesime, et no hea küll, et tule siis too asjad siia ja telgime paar ööd ja pidime niikuinii paari päeva pärast ära minema ja siis ta läkski, oli rõõmus ja läks ja tuli tagasi ja tähendab, talle kadus ära ja ma mõtlesin isegi, et ta ei tule tagasi, sellepärast, et tal läks 2-3 tundi aega. Ja siis ta tuligi tagasi ja tal oli seljas väga suur kott. Siis tal oli kaelas niisugune suur kitarrikohver, tead niisugune raske. No, nagu Jaak Johanson on üks selline, niisugune, no ikka seda kanda juba ise on raske. Ja siis tal oli veel käes, olid 2 eraldi kotti veel. Ja siis tema tuli sealt, rohisid seal läbi liiva ja ma ütlesin, et no, mida sa meest nüüd kuule, et mis asjad nüüd, niisugused asjad tulid siia, et nii palju tõesti läksid rändama. Ta ütles, et ei, see ei ole kõik, et ma lähen toon ära nagu. Ja siis ta läks tagasi ja tuli veel 3 tunni pärast tagasi ja tõi umbes sama palju asju nagu. Ja siis ma ütlesin, et ei ole võimalik, ta teeb nalja, et sai nagu see varjatud kaameraga, ma ütlesin, et kõik tuleb kõik. Ja siis ma ütlesin, et sain aru, et see ei olnudki nali ja ma palusin tal hakata neid asju seal loetlema mulle, et ma tahan kirja panna, et noh, et pärast saab sõpradel rääkida. Ja siis ta oligi võtnud kaasa kõik oma riided. Tal oli näiteks kaasas seal niisugused paradiisi saare peal, oli kaasas tal 4 jopet, niisugust parajalt 2. Siis tal oli loomulikult pükse mingi 8 paari, mingi 12-13 paari jalanõusid, sest ta tegi erinevat sporti. Siis tal oli trussikuid, T-särke oli tal ka mingi naljakas kogus, kas 20 ringi vist midagi sellist. Aga lisaks sellele tal oli kaasas näiteks loomulikult hädavajalik pesapallikurikas on vaja. Kuskil lähedal ja pesapallikurikas on vaja, siis tal oli mitu pesapallipalli, et äkki mitmekesi mängida. Siis tal oli kaasas 2 hästi rasket seda machetet ja need pikad noad. Ja kui sa üldse kuskil lähed džunglisse, siis ühte võib-olla läheb vaja, tal oli 2 tükki kaasas. Ja mu lemmik asi, loomulikult oli siis normaalsed asju ka natuke nagu telk ja magamiskott ja raamatuid oli ka päris palju. Aga tal oli see niisugune natukene katki läinud niisugune treeningpall, millega sai nagu mille peal sai, ma ei tea, mingi ligurit ja tuli nii suur umbes. Aga ta oli ise selle kokku liimid, et see ei läinud enam tühjaks. See oli niisugune suur. Ja siis ma istusime seal ja ma ütlesin, et tule ma näitan sulle, tahad reisida, et esiteks sa peaks koju sõitma, selle kolla viima koju tagasi. Ja siis näitasin talle oma kotti, näe, et see on kott, siis on magamiskott nii väike on ju, telk nii väike on ju ja siis 3 paari trussikuid ja rohkem pole sul vaja on ju. Kitarr oli ka, mul on väike kitarr on ju. Ja siis ta mõtles ja sai aru, et oi, on ikka tobe lugu küll, et jah, et ikka vist peaks koju tagasi minema ja ma ütlesin, et noh, et anna ära need asjad näiteks, kui sul ei ole vaja neid üldse, siis mine tead siia kuskile tänaval ja anna pane laiali ja siis see õhtu jäigi kuidagi niimoodi ja hommikul märka üles ja ärkan üles ja vaatan, et lõkkeplats on ju. Ja lõkkeplatsid ma näen, et teate, niisugune vahu niisugune juga läheb, vaata kui see abemajamisvaht nagu visata lõkkesse niisugune pudel või seal põõras ma nägin, siis niisugune vahu juga oli, see oli niisugune hunnik mingit jama seal.
siis ma läksin ta telgi juurde, piilusin sealt telgist sisse, varbad paistsid tal välja ja vaatasin, tal telgis oli ainult kitarr ja magamiskott, mille sees ta magas. Ja siis küsisin, mis värk on ja siis see härrasmees otsustas, et tal ei ole neid asju vaja ja siis ta põletas kõik oma asjad ära. Ma mõtlesin, et ma rääkisin just talle eelmine õhtu, et no oleks võinud ära jagada või midagi teha. Ta oli kõik ära pannud, pesapalli, kuritab kõik. Hea kerge on olla, mõtlesin, et hea küll. Ja siis loomulikult ta sai järgmine päev, siis kui ma hakkasin ära minema, sai aru, et kuule ikkagi nii ikka ei lähe, ma peaks ikka koju minema ja natuke raha teenima. Ja siis ta sõitis nüüd ilma asjadeta nüüd koju tagasi. Sõitis nüüd 3 päevaks, sõitis sinna saarele, põletas oma asjad ära. Ja siis sõitis koju tagasi.